päevast, minu nimi on Paul Annus, tulen siis Tallinna Tehnikaülikooli Toomas Johan Seebeki nimelisest Elektroonika Instituudist ja asendan siin täna professor Mart Minni, kes kahjuks ei saanud meiega ühineda. Millest ma räägin? Impedantsist, sest me oleme impedantsi usku. Nüüd, mis asi see impedants on, võiks keegi küsida. Kõige lihtsam seletus on vahest see, kui me kujutame ette, et elektrivool, mis voolab kehas, vaieldamatult ta mõjutab seda keha. Ja samas ka vastupidi, see keha muudab selle voolu voolamist. Ja kui me nüüd suudame pärast vastussignaali kättesaamist need kaks mõju lahutada, siis me saame teada päris palju selle kohta, millest see vool läbi voolas. Nüüd, kus me impedantsi mõõdame? Näiteks inimese sees, kuni sinnamaani välja, et inimese südames. Ja meil on olnud palju häid koostööpartnerid, siinkohal kaks suuremat olid siis St. Jude Medical ja Guidant, ehk siis nüüd see nimega Boston Scientific Corporation. Nende projektide tulemusena valmisid nii algoritmid, mudelid, kui ka mikroskeemid ja terved mõõteseadmed. Katseid viivad läbi meie juures Eesti arstid, meie oma laboris ja peab ütlema, et nende tulemustega võib vist päris rahul olla. Nüüd, inimkeha sees impedantsi mõõtmine on muidugi tähtis ja vajalik, aga palju parem oleks, kui me saaks mõõta inimkeha toimimist väljast poolt keha, ehk siis teisisõnu mitte invasiivselt. Ja ka selliseid seadmeid ja katseid ja projektid on meil toimunud ja mõned on ka toimumas, nagu näiteks praegugi toimuvad Ida-Tallinna Keskhaiglas kliinilised katsetused. Ja lisaks sellele, et me oleme inimest mõõtnud, me võime mõõta ka mitmesuguseid materjale, vahendeid, objekte, sealhulgas näiteks euroraha või lihatükke, mida me praeahju paneme. Kui kellelgi peaks olema tekkinud huvi impedantsi vastu, siis me võtame väga hea meelega. Ootame ühenduse võtmist ja loodame, et mõned meie ideed ehk mõne hea partneri kaudu leiavad rakendamist ja ka vastupidi, ehk suudame mõned partneri ideed ellu viia. Aitäh!